Tere päevast! Praegu on Türgis Ankaras käimas NATO tippkohtumine. See on kahtlemata Eesti jaoks ka oluline sündmus ja tänases saates keskendumegi sellele. Aga veel enne, kui me tuleme tagasi siia stuudios olevate külaliste juurde, reisimegi korraks pildis Ankarasse, kus on siis meie välistoimetuse juhataja Evelin Kaldoja ja Evelin rääkis ühtlasi ka mõnede välisajakirjanikega. Evelin, sa oled nüüd juba päris mitu päeva Ankaras tegelikult kohapeal olnud, et räägi natukene kohapealseid muljeid ja mis see esimene päev siis tegelikult seal kaasa tõi? No esimene põhimõtteliselt kaitsetööstuste foorumi päev, ehk siis tulid suured kaitsetehingud, ilmselt veel midagi, aga päris mitmed tulid juba ära, kes milline liitlane, kellelt mida ostab, hästi palju tooni ja siis õhtul hakkasid saabuma erinevate riikide liidrid nii-öelda amet ja toimus veel õhtusöök pidulik riikidele, eraldi välisministritele, need kõik olid sellised töised õhtusöögid, mitte lihtsalt niisama õnnestamine. Räägiti eile ka NATO-Ukraina komisjoni raames välisministrite tasemel, mis toimub Ukrainas ja mis seal edasi võiks saada. Kaitseministri rääkisid sellest India ja Vaikse ookeani piirkonnas ja kuidas siis Hiina ja Venemaa koostööd teevad. Lisaks toimus ka teatud sellised provokatiivsed sõnavõtte muidugi nagu Donald Trump kohtumisel Türgi presidendi ehk siis võõrusteriigi president Tayyip Erdoganiga, kus ta ütles natukene halvasti NATO kohta, aga inimesed kõik ei ole veel kadunud. No sa kindlasti oled nüüdseks juba rääkinud kümnete inimestega, kes on seal kohapeal. Millised on need asjad, millest räägitakse selle NATO tippkohtumise puhul koridorides, et mis selle NATO tippkohtumise kõige suurem märksõna ja kõige olulisem asi on? See, kas NATO peab vastu, kaitsekulud, sellised üsna lihtsalt ära aimatavad ja loomulikult ka see, et mis tujus on siis Donald ja kas ega ta ameti midagi väga hullu ei teeks, mis pärast võiks jätta NATO väga halba valgusesse. Siiani paistab, et natukene saaglik see tema kohtumine Erdoganiga oli, aga ei olnud mitte midagi hullu, et see on põhiliselt. Samamoodi on sellised väiksed riigid, näiteks see, et Hollandi peaministri abikaasad, siis see on mees, kes on abielus mehega, ei lastud Türgi prouaga abikaasade programmi, sellist väikest kõlakaid liigub veel. Teakirjanikud käivad uurivad selle kohta, et kas nende toitika oli väga hea ja kas on kõik rahul. Nad ilmselgelt on siis selle toidudiplomaatiale hästi palju tähelepanu pööranud, tänu sellele ka Türgi meedia küsib selle kohta. Nad on ka võib-olla natuke et mitte küsida millegi kohta, mis on poliitiliselt tundlikum, näiteks seda, et mida inimesed arvavad demokraatiast Türgis, sest teadaolevalt on päris paljud Türgi täiesti korralike väljakirjanikutest, sellepärast, et nad ei ole aktiivselt valitsusmeelsed jäänud akrediteeringuta. Kui palju sa ise tunned kajastades seda ohtu? Nii, et ma otseselt ei ole mitte näinud, aga samas ma olen väga teadlik, et näiteks siin ei ole mõte kirjutama sellest, et samal ajal toimus Istanbulis põhilise opositsiooniliige väga absurdne kohtuprotsess, millest ka meil just seal käinud Europarlamendi sotside fraktsiooni nõunik Jürgen Siil lehest kirjutas. Ütleme siin natukene seda õhustikust tunda ja ma natukene annan endale aru, et see ei ole ideale päris vaba maa. Kõige rohkem on seda ilmselt tunda sellega, et ega Türgi ajakirjanikud ei, sest on see, et ütleme Euroopa Liidu kohtumistel, et inimesed heidavad oma liikmesmaades ja liidrite üle muretult nälja. Seda ei ole näha siinsete ajakirjanikega. Sa rääkisid enne nüüd kaitsetööstusest ja sellega seonduvast, et Eestile tuli ju tegelikult eile suur uudis droonikokkuleppe Ukrainaga, et saad sa natukene avada, kui palju me sellest tegelikult teame ja kui oluline sündmus see tegelikult on? See on väga märkimisväärne sündmus, see näitab, kui väheste riikidega on Ukraina selliseid kokkuleppeid sõlminud. Põhimõtteliselt ainult riiki ja lisaks siis 3 Pärsialahe riiki, kelle puhul on ilmselge, et raha maksab ja Ukrainal on vaja oma raha. Ukraina droonitehnoloogia on ilmselgelt tipptasemel, seda tahavad kõik. Ka ameeriklased on näiteks selle ilmutanud, aga meil saab siis olema, nii palju kui ma aru saan, see leping on täiesti salajane.
ligipääs sellele infole, mida ukrainlased on oma mitme sõja-aastaga kuidas ennast kaitsta ja kuidas droonidega sõdida, et see tundub olevat ikkagi väga väärne, isegi kui see on üsna salajane. Evelin, aitäh sulle ja jõudu sulle, suhtleme homme. You're a veteran journalist who has been covering NATO summits since Prague already. What do you recall from your first ever NATO summit? Well, the first NATO summit in Prague was obviously very interesting because we were just the candidates, but we got to see all the main actors. President Bush at the time, obviously he was one of the forces behind the decision to invite us into NATO in Prague. But obviously that set into motion an entire process where in just over a year, we then became the full members. Was there any excitement in Prague, whether we get in or not? By that time, I think it was pretty clear. The excitement was obviously to have it finalized and to have it confirmed. The Baltic countries knew that this was not self-evident, that eventually we will get in, that the road ahead was still there. It speaks about the preparation already by the Prague summit, by the Vilnius 10, by the Vilnius group of countries, the candidate countries, that it only took us just over a year to finally get in, and by the Istanbul summit we were already the members of the club. So how was it in 2004 in Istanbul, the first summit in Turkey, the first summit for the Baltic countries as full members of NATO? It was very interesting already to observe our decision makers participating as equal allies, sitting at the same table. Lithuania was undergoing a bit of a political turmoil with the presidential impeachment, so we only had an acting president. That added to some spice to the entire situation. But obviously, Lithuania could already push its security interests in the Istanbul summit when it came to Georgia, when it came to the entire focus on the eastern flank, because at the time, Afghanistan and Iraq were taking much of the attention of the entire NATO alliance. So I think for our decision makers, it was a chance to remind why NATO was created in the first place. So when you compare what the things you remember from Istanbul 2004 and the things you have seen so far, although the summit hasn't begun yet, but still, if you can compare those two, how do they look? Well, Turkey obviously is a big country. It takes its pride in being a big NATO country, second largest army, and it shows. It shows in every tiny detail of the organization. It shows in the scale of the summit. It shows in the attention given to the summit. Istanbul was big in the sense that it is a very beautiful city. The summit was happening in the middle of the city. Obviously, there were, as everywhere, road closures. There were quite a bit of the protest, and tear gas was being thrown around. Now the Turks, I guess, have a quite stricter attitude towards protest. But overall, it was you could see the grandeur of Turkey in 2004. In addition to obviously the entire decision-making process, its influence on the decision-making process, I think here in Ankara, it will repeat. What are the main expectations for Lithuania from this summit, and are there any fears? I don't know. We will have to ask our decision makers about that. The tone coming from our decision makers is very cautious, and I think that's the same tone coming from everyone, including the Turkish officials. No one actually knows what the single most important person in the summit will decide. So while all the preparations and while all the draft communiques points are okay, everyone is happy, but obviously we will wait and see what will happen on Wednesday. Mohammed, you have been covering NATO for how many times?
It's almost since NATO is in Kosovo, actually. I was covering NATO KFOR troops in Kosovo, and then a lot of NATO summits and NATO events around Europe and like here in Turkey, in Ankara. What does it mean for Kosovars? It's when it comes to NATO, of course, but NATO intervened during the war in '99 in Kosovo, and when it comes to KFOR and to NATO, Kosovars they have a very positive vibe for NATO and NATO troops, and we see NATO as guarantee for security, not even in Kosovo but in Western Balkan countries, especially since we have the troubles around like Ukraine now, and worldwide geopolitically is everything in a bad position. So, but when it comes to Kosovo and to Western Balkans, NATO has the key role for stability and for the peace. Do you ever imagine NATO leaving Kosovo? Not actually, since we have yet troubles in the Balkans. It was 2 years ago, Banjska Tank in northern part of the Kosovo, and of course in this kind of situation we need to have KFOR and NATO troops overall in Kosovo, and in this kind of situation I don't see that NATO will move from Kosovo. Of course Kosovo is doing a lot on security and for stability. In the future Kosovo troops will have that kind of final decision for security in Kosovo, but since we have NATO troops according to let's say 1244 that they are in Kosovo with the mandate of national security, so probably they will stay in Kosovo, and of course we want NATO in Kosovo yet. So what are the main expectations and fears for this summit by Kosovo? Actually, in main agenda, Kosovo and Balkans countries are not part of the agenda, but of course there will be questions from the journalists from the Balkans for NATO's role in Kosovo, Bosnia-Herzegovina, and in general in Western Balkans. We hope to see more focus, of course, now after Ukraine and some other hot topics around the world, since it's quiet in the Western Balkan countries. We hope that this kind of quiet situation, stability situation, is going to be also in the future. But of course, NATO focus will be very interesting for our countries in the region. Sellised olid siis muljed Ankarast. Meil on täna siin otsestuudios suisa 2 külalist. Kõigepealt Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juht Kristi Raik. Tere. Ja majandusekspert Raivo Vare. Tere. Tere. No alustuseks võtame natukene selle eilse kokku, et täna on tippkohtumise teine päev, jõuame sinna ka, aga nagu enne ka Evelin rääkis, siis eile oli tegelikult kaitsetööstuste päev ja tuli nii-öelda üht-teist kõrvalisemaid uudiseid. Alustuseks näiteks räägiks sellest droonidiilist. See ei ole küll otseselt päris NATOga seotud, aga Eesti jaoks väga oluline. Et Kristi Raik, kui palju meie täpsemalt teame üldse, et mis seal diilis peitub, mis Eesti sellest saab? No nagu me teame, see diili sisu avalik ei ole, aga Ukraina on nüüd järjest nii-öelda lähemate liitlastega neid droonilepinguid sõlminud. Kindlasti on see ka NATO vaates tervikuna tegelikult väga oluline areng ja Ukraina omalt poolt püüab muidugi esile tõsta seda, et Ukrainal on teatud ekspertiisi, oskusi, kogemust, mida NATO vajab. Ja Ukraina on valmis teatud tingimustel siis pakkuma seda oma ekspertiisi liitlastele. Ja tõesti nüüd Balti riigid on juba selle lepingu sõlminud. Taani ja Ukraina samuti allkirjastasid droonileppe ja mõned Pärsia lahe riigid ja arvata võib või on ettevalmistamisel ka teiste mõnede NATO liikmetega vastavaid lepinguid. Et selge see, et NATO jaoks on väga vajalik seda droonivõimekust tugevdada ja Ukraina saab siin oma oskusi pakkuda.
jah. Mina lisaks nii palju, et tasub tähele panna, et see nii-öelda laviin läks lahti pärast seda, kui Pärsia sõjas selgus, et senised sõjapidamisviisid ei toimi ja just nimelt ukrainlaste nii-öelda kaugele arenenud võimekus tulla toime Vene droonidega, mis on ju tegelikult paljud neist on derivaadid lausa Iraani omadest, siis see tekitas huvi eelkõige Pärsia riikides. Praegust seisuga 4 on sõlmitud lepingud, 2 on veel läbirääkimistes kohe sõlmimisel. Ja siis tulid alles NATO riigid, kellega nüüd tasapisi ka seda teemat arendatakse. Lätlased olid siin meie lähimad naabrid. Meie tookord saime kriitikat, et miks meie ei sõlminud, aga nüüd siis öeldi, et sõlmisime parema lepingu, ütles peaminister, kui lätlastel on, mis iganes see ka tähendab. Aga see tähendab seda, et ütleme niimoodi, et Ukraina know-how on NATO ja Euroopa nii-öelda kaitsevõimekuse jaoks niivõrd oluliseks osutunud tänase päeva seisuga, et nüüd enam ei ole kahtlusi kellelgi, et see oleks tark integreerida, ära kasutada võimalusel, ka ise arendada seda edasi. No nagu me oleme siin nüüd korduvalt öelnud, siis me tegelikult päriselt ei tea, mis seal sees peitub, aga natukene on ikkagi öeldud üldisemalt ja see Läti näide, et no kui natukene lihtsalt spekuleerida või selle põhjal, mis ajakirjanduses on, et mida Eesti siis sai seal üldse endale paremaks kaubelda, mis need võimalused üldse on, et seal on räägitud erinevatest ettevõtetest ja nii edasi, et võib-olla oskate seda natukene avada, Kristi Regi? No nii palju saab öelda avalikustatud info põhjal, et oluline küsimus on see, et milline on nende lepingu sõlminud riikide juurdepääs Ukraina know-how'le ja Ukraina kaitsetööstusele. Et selles osas ilmselt Eesti püüdis saada paremaid tingimusi. Ukraina loomulikult püüab nii-öelda müüa seda oma oskust võimalikult Ukrainale soodsatel tingimustel ja väga hoolikalt kaalub, et kellele ta siis seda juurdepääsu annab. No siis on seal ka küsimus, et kas hakatakse edaspidi ostma Ukrainalt tooteid. No praegu Ukraina muidugi vajab neid oma tarbeks, aga ka see võimalus on seal leppes sisse kirjutatud, sõltub juba edasistest täpsematest otsustest. No tegelikult peaminister ütles ju välja selle ostu osas ka, et me ei saa praegu ju väljaspool parlamenti kohustusi võtta, aga me kindlasti kavatseme osta ja nüüd see, mis tegelikult seal on seoses IP-ga, seoses tootmise korraldamisega, need on kõik järgmised asjad, mida praegu tasapisi aetakse ja nii palju, kui ma aru saan, siis natuke laiendatakse seda võimaluste spektrit, mis siiani on olnud, sest Eesti firmad on ju Ukraina jaoks töötanud, on ka Eestis olevaid Ukraina firmasid, kes on töötanud selles vallas, aga seal on teatud piirangud olnud, mis võib-olla nüüd lähevad maha. No teine Eestit puudutav uudis puudutab seda, et NATO õhuturbemissioonist Eestis saab õhukaitsemissioon. Kui nüüd tavalisele inimesele lahti seletada, et mis nende kahe vahe on, kuidas seda teha? See vahe on selles, millised volitused NATO-l on tegutseda. Et õhuturbemissioon põhimõtteliselt nagu jälgib seda olukorda, tuvastab, kui on õhuruumi rikkumisi, aga siis sealt edasi juba käib see otsustamise protsess natuke keerulisemalt, et kui on tegemist õhukaitsega, siis on need õigused otsuseid teha kõik nagu laiendatud, kõik peaks toimuma nagu kiiremini, et kui toimub tõesti õhuruumi rikkumisi, et siis teatud protsessid kohe käivituvad, et siin jällegi avalikustatud neid protseduure täpselt ei ole, aga see peaks seda reaktsiooni kiirust oluliselt parandama. Ja ka võimalusi laiendama, sellepärast, et õhuturbemissioon on politsei missioon. See on piltlikult öeldes, kui tahame politseiga võrrelda, siis see on parimal juhul taseri kasutamine, ei tohi relva kasutada üldjuhul. Aga kaitsemissioon on hoopis midagi muud ja see võib olla natukene heidutuse mõttes mängib rohkem rolli, sellepärast, et meie potentsiaalne vastane teab väga hästi, mida see tähendab ja võib-olla tõmbab natuke tagasi ja me ei näe enam 12-minutilisi sissetunge Eesti õhuruumi, nagu vahepeal ikka juhtus. Ja kui nagu veel konkreetsemalt öelda, mis on need võimalikud kriitilised olukorrad, kui toimub see õhuruumi rikkumine, et kas NATO suudab teoreetiliselt kiiresti alla tulistada meie õhuruumi rikkuva hävitaja. Ja see protsess peaks siis toimuma kiiremini, kui tegemist on õhukaitsega. Loomulikult on seal ikkagi teatud tingimused, mis on selgelt paika pandud, aga see muutub, see protseduur.
No tegelikult eile igasuguseid diile ja kokkuleppeid tehti seal ju kõvasti ja paljud neist tegelikult ei jõudnud ka uudispilti. Et ma küsin teie käest nii, et kas midagi on sellist, mis veel nii-öelda Eestis on radari alt läbi läinud, mis Eesti jaoks on oluline olnud tegelikult? No ma ei oska öelda mingit konkreetset sellist spetsiifilist kõige tähtsamat diili, võib-olla Kristi oskab paremini öelda, aga minu meelest on siin oluline see, et kogu see eilne päev oli pühendatud kaitsetööstusel, see oli kaitsetööstuse sisuliselt üritus täielikult. Diilidel lisaks näidati asju ja räägiti asjadest ja räägiti kuluaarides läbi. Me ei tea, mis sealt kõik veel tulema hakkab. See, et sealt tseremooniaid ei tehtud, ei tähenda, et see veel kuskilt ei tule natuke hiljem ja palju võimsamalt, kui me ette kujutame. Ja kolmandaks, mis oli väga selge, oli ka sellega seoses ühise lähenemise rõhutamine. Tähendab, Euroopas oli väga suur relvastusega seotud diversifikatsioon, mis tegelikult on sõjalis-logistilises tähendus ebamugav ja isegi mitte kõige targem. Ja nüüd siis on vaja ühelt poolt olla ameeriklastega sõbrad ja järelikult ka neilt nii-öelda anda lubadusi, kui palju me neilt kõik ostame, aga teistpidi on vaja oma asja arendada. Ja sellega praegu tegeldakse päris intensiivselt. Summad on kasvanud. Ühisettevõtete lausa rida on loodud ka ukrainlastega nii siin kui sealpool piiri, mis tähendab seda, et tegelikult me ütleme 2 aasta jooksul näeme selle tulemusi hoopiski teises valgus. Nii et ma ütleks niimoodi, et see on võib-olla kindlasti selle tippkohtumise üks õnnestunud peatükke. Ja kui täpsustada veel näiteks, mis oli Soomes suur uudis, et Soome osaleb ühes kaitsevõimekuste arendamise programmis koostöös mitme teise Euroopa liitlasega, tegemist on siis transpordi lennukitega. Et see on lihtsalt üks näide, aga neid on seal tõesti mitmeid kokkuleppeid nüüd sõlmitud just eesmärgiga väga konkreetselt arendada Euroopas selliseid võimekusi, kus siiamaani on olnud sõltuvus USA-st väga suur, olgu siis tegemist kauglöögi võimekusega, õhukaitsega, just see transpordi teema, luurevõimekus, et seal Euroopa nüüd soovib näidata, et lähme nagu sõnadest tegudesse, see kõik muidugi võtab aega, et neid uusi kokkuleppeid hakata ellu viima, see on nagu aastate pikkused programmid, aga et seal on selgeid edasiminekuid. Ja üks aspekt veel, mis on tegelikult üks mureaspekt Euroopas, see on nimelt ameeriklaste väljatõmbumise teema. Ameerika relvajõudude Euroopast väljatõmbumise teema ja selle raames on nüüd ka Euroopa pool andnud terve rea lubadusi nii-öelda asenduseks. See on näiteks prantslased andsid lubaduse, et nad annavad oma lennukikandja, eks ole, mis asendaks. On lennuki transpordi ja hävituslennukite osas antud lubadusi. Kuna ameeriklased vähendavad nende kogus, siis eurooplased asendavad. Aga on ka valdkondi, kus tegelikult sõjatööstuslikult on meil probleeme. Näiteks Ripperite puhul ja MK9 puhul on tegelikult ikkagi see küsimus, et meil ei ole täna pakkuda alternatiivi sellele võimekusel, mis ameeriklastel on olnud Euroopa kasuks töötamas. Ameeriklased muuseas ei loobu nende kasutamast, nad lihtsalt vähendavad kahekordselt oma koguseid, mida nad kasutavad ja rohkem pööravad tähelepanu oma informatsioonivarustusele ehk siis luurele, jälgimissüsteemile, sest need on eriti võimekad aparaadid, kõrglennulised ja kaugelennulised. Ja eurooplased peavad siis oma midagi asemele panema, mis veel ei ole päris kohal. Nii et ütleme niimoodi, et me näeme veel palju arenguid. Ma nende USA vägede kohta tegelikult tahaks ka küsida, et USA tegelikult eile ju teatas, et Poola siiski saadetakse väed. Samal ajal me Eestis tegelikult nädal tagasi saime lugeda murelikke uudiseid sellest, kuidas praegu ei olegi enam USA vägesid sisuliselt Eestis. Et kas me nüüd peaksime olema mures või see Poola sõnum annab meile kindlust juurde? No hetkel ikkagi on väga palju teadmatust selles osas, millises tempos ja kuidas täpselt USA kavatseb oma vägede paigutamist Euroopasse vähendada. Et me teame nagu põhimõttelise seisukohana praeguse administratsiooni hoiakut, et neil on plaan seda teha, aga eks siis kõik Euroopa liitlased ootavad täpsemaid uudiseid ja neid ei ole selle tippkohtumise raames tulemas. Ja tundub, et ka USA administratsiooni sees on päris palju ikkagi tõmblemist selles osas, et mida tehakse, et siin tuleb uudistesse ühel päeval üks sõnum, et hakatakse midagi välja viima ja järgmine päev see võib olla juba midagi muud. Ja mida eurooplased on soovinud, on see, et oleks
nagu koordineeritud protsess, et nüüd on juba võib-olla harjutud ka selle mõttega, et USA kohalolek edaspidi väheneb, aga et seda oleks siis väga vajalik teha nii, et see on planeeritud, et eurooplased saavad siis omalt poolt kõik teha selleks, et asendada neid võimeid, mida USA vähendab. Aga praegu on jah veel palju ebaselgust, et kuidas see kõik hakkab toimuma. No minu meelest tuleb arvestada, et see lõppkokkuvõttes on, millest praegu Kristi rääkis, on tegelikult kõik seotud rahvusliku kaitses doktriiniga, Ameerika omaga ja rahvuslikust julgeoleku doktriinist uuest tulenevalt, ehk siis väljaviimine on immanentne paratamatus. Nüüd selle lahinguvõimekuse vähendamine, mitte ainult boots on the grounds, vaid ka see, mis puudutab tehnoloogiaid, nende vähendamine või tehnilist nii-öelda tugisüsteemi ja ründevõimekuse ja kaitsevõimekuse vähendamist, siis siin eurooplased astuvad aega pidi siia asemele küll, aga lihtsalt mõned asjad käivad liiga kiiresti. Nüüd üldine pilt on tegelikult välja kuulutatud ju Pentagoni poolt, nad teevad nõndanimetatud Hexet on öelnud revisjoni poole aastast ja siis selle tulemusena siis otsustavad. Siis me näeme, mis juhtub või kuhu see revisjon viib. Poola puhul on ka selge poliitiline otsus Trumpi poolt arusaadaval põhjustel, ta on juba seda enne öelnud, kuna tal Navrotski meeldib. Aga tegelikult on asi muidugi palju keerulisem ja kuidas see välja hakkab nägema, me ei tea, aga me juba teame taustainformatsioonina, et esialgne eskiis, mis jõudis Pentagonist Valgesse Majja Hexeti kaudu, tegelikult visati tagasi. Et see ei kõlvanud, mis tähendab seda, ja see oli olevat olnud väga radikaalne. Nii et järelikult ikkagi nähakse teatud kompromisslahendust igal juhul. Aga kas Euroopas igal pool veel tegelikult päriselt saadakse aru sellest, et USA on ikkagi pikas perspektiivis välja tõmbumas ja tegelikult on seda olnud juba pikka aega või vähemalt tahtnud olla? No ma ütleks küll, et saadakse aru, lihtsalt need järeldused, mida tehakse, on ikkagi erinevad ja tulenevalt sellest, et ohutaju erinevates Euroopa riikides on erinev. Ja ütleme, kohati need riigid, kes on olnud kõige sõnakamad selles suhtes, et nüüd tuleb Euroopal hakata autonoomseks või iseseisvaks, ise tegelikult nii väga palju ei ole panustanud, Hispaania muidugi kõige eredam näide ja seal on sisepoliitilised põhjused, miks vastandumine Trumpiga on mõnedele juhtidele Euroopas kasulik ja toob neile populaarsust juurde. Aga samas need riigid idatiival, Põhjamaad, ka Saksamaa, kes kõige tõsisemalt oma kaitsevõimete tugevdamisse nüüd panustavad, ikkagi pingutavad ka kõige rohkem selle nimel, et seda USA kohalolekut ikkagi säilitada sellel lihtsal põhjusel, et seda ei ole võimalik kiiresti asendada. No olgem ausad, keegi on ikkagi selle kohta ka rohkem öelnud, et me oleme natukene maganud siin Euroopas, sellepärast et 2009 juba käis Obama avalikult välja Pivot to Asia. Ehk siis see on juba sellest ajast tegelikult laual olnud ametlikult ühel või teisel viisil, aga me ei ole sellest nii-öelda veel piisavaid järeldusi teinud ja põhjused siin osalist olid juba kaastud Kristi poolt. Aga teine pool asjast on see, et tegelikult eksisteerib veel üks naljakas asi. See asendus tähendab ju mitte ainult sõjaliste jõududega asendamist, millega on ka muuses probleemi Euroopa riikidel, eriti mõnedel, vaid lisaks sellele ka selle sama juba räägitud sõjatööstuse toodangu teema. Euroopa Liit ajab teist poliitikat, mille nimi on eeliste Euroopa toodangut. Samal ajal, eks ole, väga selgelt Ankaras praegu räägitakse, et eks ole, me ostame ameeriklastelt nii palju kui võimalik ja veel natukene. Ja kokku see summa praegu, mis on välja käidud 54 miljardit kohe ja Ukraina puhul 142 aasta jooksul, mis on tulemas, see tähendab seda, et väga suur tükk, mis ajab, kuidas nüüd öelda, suuvesiseks ka Ameerika tootjatel ja järelikult ka Washingtoni administratsioonil. Ja samal ajal Euroopa tahab ikka selgelt omasid eelistada ja see on ka Prantsuse stiil olnud ja sakslased teevad selle nimel nüüd väga kõvasti tööd. Ja kuidas see hakkab välja nägema, ega see on veel omaette selline konkureerivate probleemide ja projektide teema, mis on ka muutub poliitiliseks paratamatult, sest nende tähendus ja nende suurus on lihtsalt selline. Ja võib-olla lisan veel selle Euroopa Liidu ja NATO suhete ja kaitsetööstuse osas, et siin enne tippkohtumist oli tegelikult väga selge ühine sõnum. Euroopa Komisjoni president ja NATO peasekretär esinesid koos, kirjutasid koos sellel teemal, et ikkagi ühiste jõupingutustega kavatsetakse Euroopa kaitsetööstust edasi arendada.
püütakse neid pingeid ka seal maandada. Siin on Euroopa riikidel on natuke erinevad hoiakud, et tõesti Prantsusmaa on kõige rohkem surunud peale seda, et tuleb eelistada Euroopa toodangut. Teistel on natuke erinevad vaated, aga praktikas kaitsetööstused on ikkagi Euroopa ja USA vahel väga tihedalt läbi põimunud. Ja siin on nagu ühelt poolt Euroopast tulnud signaal, et püütakse kasutada seda kaitsetööstuse koostööd ka ühe vahendina, kuidas siduda ikkagi USA-d Euroopaga, ka Saksamaa sellest rääkinud, et näiteks tuua USA toodangut osaliselt Saksamaale, teistesse Euroopa riikidesse, ka Ukraina püüab selles suunas liikuda, mis on ju vastuolus siis sellega, et sõltuvust vähendada, nii et seal otsitakse seda tasakaalu. USA on vajalik, neid sidemeid katkestada ei ole võimalik, aga üks oluline on see, et ikkagi Euroopa seda nagu oma toodangut, oma kaitsetööstust tugevdab. Kui liigume nüüd tagasi veel kord Ankarasse, et kui mõelda nüüd Haagi tippkohtumise peale, siis seal oli see kõige suurem asi, oli see 5%, seda oli kõigil lihtne serveerida, pakendada, rääkida. Aga kas mulle tundub valesti või õigesti, et sel korral on siis küsimus selles, et kuidas seda 5% päriselt täita või sisustada? Jah, et mis on need võimekused, mille jaoks seda raha kasutatakse, et selles mõttes on nagu selge samm edasi, et endiselt vaadatakse ka neid protsente, see on see kõige lihtsam viis mõõta, kuidas Euroopa on hakanud rohkem panustama, aga nagu on ka siin öeldud NATO liidrite poolt, et ega lõpuks Euroopat ei kaitse ju need protsendid, vaid kaitsevad ikkagi reaalsed kaitsevõimekused ja nende peal on see fookus nüüd just see kaitsetööstuse päev, millest juba rääkisime. No mulle tundub, et kohtumise eelse informatsiooni põhjal Euroopa liidrid ikka lootsid meeldida Washingtoni peremehele sellisel viisil, et oleks see täidetud paremal võimalikul viisil talle sobivalt samal ajal. Eks ole. Aga praegust seisuga me ei tea, kuidas see lõpuks välja kukub, sest ei ole mingi saladus, et kuigi praktiliselt kõik NATO riigid on jõudnud vormiliselt raamatupidamislikult 2%-ni, nüüd ka need mahajääjad Kanadad ja hispaanlased, aga see on loomingulise raamatupidamise üks tulemusi. Ja kuidas see tegelikus elus välja näeb, on eraldi teema ja samal ajal räägitakse ka nendest igasugustest ühistegevustest, ühisprogrammidest, ühishangetest, eks ole, ühisrahastusest. See on, ja samal ajal on halvad näited, näiteks siin 6. põlvkonna hävitaja puhul ja nii edasi, nii et koostööst, mis ei toimi. Et siis tegelikult see on ikka veel suhteliselt kaugel ja praegu, kui me vaatame tähtaegu, millest räägitakse, siis need tähtajad on ju kõik niimoodi, et pärast 2030 praktiliselt kõik. Ma tahaks liikuda nende samade protsentide juurde tegelikult. Peaminister Kristen Michal Ankaras alles natuke aega tagasi tegelikult ütles ajakirjanikele, et Eesti kaitsekulutused on 7%. No me tegelikult ju teame, mis see tähendab, see on samamoodi nagu Haagis oli 5%, et 3,5 oli päriselt kaitsele ja ülejäänud siis kaitsega seotud tegevustele. Aga minu küsimus on tegelikult selles, et kui palju Eesti tegelikult NATO riikide seas silma paistab ja nagu Raivo ütles, et kui palju Washingtoni peremees meid märkab, et kas see kõik, mis me siin teeme, kas sellest on päriselt ka abi ja kasu? No kindlasti Trump vaatab neid kaitsekulutuste numbreid, on ta ju seda ka ise välja öelnud, et need on kõige eeskujulikumad liitlased siin, Poola, Balti riigid. Aga mida see lõpuks garanteerib, ega seda me kindlalt ei tea paraku. Nii et see ei tähenda seda, et oleks kindel, et USA Balti riikidest oma vägesid välja ei vii. Ei, seda me ei saa kuidagi moodi järeldada. Ja kõik liitlased nüüd pingutavad selle nimel, et neid oma numbreid võimalikult kõrgena näidata. Mulle tuli see nagu üllatus, et Eesti nüüd räägib 7%, aga siiamaani Eesti on ju rõhutanud seda, et see 5% peab olema nagu kulutatud nagu nii-öelda päris sõjalise kaitsekuludele ja seda on Eesti teinud. Aga et nüüd, kui ikkagi teha seda arvestust sellisel moel, nagu teised liitlased teevad, siis tõesti saame näidata, et aga meil on juba 7%. No tegelikult ju kuskilt juba tuli ka välja, et meie prognoositav selle aasta number on 5,6% ja kui see võtta eelduseks, et see on puhtalt sõjaline, nii nagu Kristi ütles, siis tõenäoline on, et sinna otsa pandud muud
kaksikkasutusega teemad, mis olid see Haagi 1,5% lubatud protsenti või ette nähtud protsenti, see tegelikult annabki 7 kokku, nii et võib-olla me oleme ka läinud seda teed ja miks ka mitte lõpuks, miks me peame selles mõttes olema papstist papstimad. Aga see, et meil neid kulutusi on hädasti vaja, et me peame sellega tegelema, see on paraku tõsi ja kõik piiririigid tegelevad selle. Kui me vaatame, kuidas kulutuste nii-öelda tabel välja näeb, siis kulutuste tabel näeb väga selgelt välja. Kõige suuremad kulutajad loomulikult on piiririigid ja siis tuleb rida nii-öelda Kesk-Euroopa riike ja Lõuna-Euroopa riike ja siis tulevad mõned päris Euroopa, Lääne-Lõuna-Euroopa riigid. Natukene võib-olla vaatajatele võiksime avada ka, et mis need kaitsega seotud kulutused siis on, et millised tegelikult Euroopas on need näited olnud? No, Oskate natuke kirjeldada? Ma ei tea, infrastruktuuri projektidest, mis on vajalikud siis riigi kaitseks, räägitakse kaitsest nii-öelda hübriidrinnakute vastu, sellisest nagu laiapindsest julgeolekust, eks siin on ja riikidel olnud selliseid oma loovaid lähenemisi, et milleks seda kasutada konkreetseid näiteid. Ma lisaks võib-olla paar asja veel, tähendab infrastruktuur on klassika ja meie Rail Balticut osalist juba finantseerime selle loogika järgi. Aga teine teema on see, millest Kristi just praegu ütles, see on siis nii-öelda kaitse. Asi on selles, et rahu ajal rahulikus olukorras meil paljusid asju teha vaja ei ole. Piltlikult öeldes see nii-öelda võtmealajaamad, mida Eestis on 4 või 5, mille rivist välja viimine, ükskõik palju meil on tuulikuid, viib meie kogu energiasüsteemi rivist välja. Nende kaitsmine turutingimustel ei ole võimalik. See tähendab, et sinna on vaja paigutada ja praegu mingil määral juba tasapisi paigutatakse riiklike firmade poolt, aga ka eraettevõtetele, kes selles valdkonnas tegelevad, on vaja seda abi. Paigutatakse seda raha ja see raha, see lisaraha, mis on nii-öelda võrdsustamaks tingimusi kaugete riikidega, kes seda ei vaja, eks ole, konkurentsitingimusi, seda võiks ikkagi käsitleda ka selles kontekstis. Praegu ei ole seda tehtud minu arvates, vähemalt minu arusaamise järgi. Aga see kokku on päris märkimisväärne summa ja see on piiririikidele kõigile vajalik, mitte ainult eestlastele. No ma tahaksin lasta teil mõlemal teha seda, mida te olete ilmselt juba viimaste aastate jooksul korduvalt teinud, ehk siis üritada näha president Trumpi pähe. Et tegelikult täna on ju see päev, kui riigijuhid kohtuvad päriselt ja kõik ootavad ootusärevalt, et mida siis pärast seda Trump ütleb. Et kas me peaksime olema hirmul? On praegused senised väljaütlemised andnud pigem kindlust või kuidas? No alustame sellest, et kui Trump tuli, siis rääkis ta igasuguseid jutte, mis võib-olla kõik ei meeldi meile, Gröönimaa ja muu. Ta rääkis küsimusele vastates, kas rahast ka räägime sellest samast, millest me praegu rääkisime. Ei, sellest ka kindlasti, aga tegelikult ta rõhutas ühte teist asja ja see on tema peas ja see on lojaalsus. Kui me vaatame, mida rääkis Erdoganiga, ta rõhutas 2 korda Erdogani puhul ka lojaalsust, lisaks muudele meelitustele, eks ole. Ja see tähendab, et see on tõenäoliselt tema jaoks päris oluline, see on teema, mida ta ka selgelt viskas välja, kui Euroopa liitlased ei tulnud kaasa mitmed tema Iraani avantüüriga, mis tähendab seda, et praeguse seisuga ütleme niimoodi, et ta on natukene negatiivsemalt meelestatud kõikides asjades, sest ta on väga emotsionaalne. Nii et see on kindel, et see on nii. Ja nüüd siis ongi küsimus, et kas siis tema eeslausujaks tõusnud Erdogan või traditsiooniline NATO peasekretärist Trumpi lausuja Rütte suudavad nii-öelda tasa lülitada seda teemat. Ja minu meelest oli kõige huvitavam, minu meelest oli see kuskil lääne meediast jooksis ka läbi üks huvitav käik, et on tähele pandud, et Rütte fraseoloogias on muutunud midagi või retoorikas. Ta on hakanud rääkima võrdsest panusest üle Atlandi. Mis tähendab seda, et see, mida Trump kogu aeg on rõhutanud, et Ameerika maksab rohkem ja Euroopa ei maksa, mis ei vasta muuseas tehniliselt tõele, see on ka tõestatud, aga see kedagi ei huvita. Aga nüüd räägitakse siis nüüd juba selles mõttes, et me kulutame sama palju kui Ameerika Ühendriigid ja see on uus sõna. See on uus sõna ja see on tegelikult ka loogiline, eriti kui arvestades, et on Roe doktriini raames Ameerika tähelepanu suundub ümber Aasiale ja ameeriklastele variantidele, mis tähendab seda, et me peamegi seda nagunii tegema. Aga nüüd me hakkame seda poliitilist tasapisi kasutama. Kui palju me seda praegu sellel üritusel näeme, ma ei tea, aga see on juba juhtunud. Nii et see on tegelikult üks nii-öelda positiivne raamistik. Lisaks, et eks suur hulk analüütikuid ja mõttekodalasi on väga palju pingutanud selle nimel, et leida nagu Trumpi
välispoliitikast, julgeolekupoliitikast sellist nagu mingit strateegilist lähenemist, aga väga lihtne seda sealt ausalt öeldes leida ei ole, et pigem ikkagi käib jah, küllaltki emotsioonide najal. No samas on nagu teatud sellised pikaajalised trendid, mis ei ole sõltuvad Trumpist. See, et USA julgeoleku huvid ei ole enam nii palju keskendunud Euroopale, et nad on liikunud sinna Aasia suunale, see on väga pikaajaline trend, see jätkub ka edaspidi ja see tähendab seda, et see nagu USA soov kohalolekut Euroopas vähendada jätkub ka tulevikus. Aga siis mis veel nagu just tänase päeva olukorras võib-olla natuke muret tekitab, on see, et Iraanis olukord on ikkagi USA jaoks väga kehv. Nüüd on need pinged jälle üles kerkinud. Trump on öelnud, et see memorandum, milles nad kokku leppisid, enam ei kehti. Nüüd on jälle uued rünnakud mõlemad pidi. Ja Iraan on ikkagi see teema, kus USA ja Euroopa riikide arusaamad sellest, mis on nagu juhtunud, kes on mida valesti teinud, kes on milles süüdi, on läinud nagu väga selgelt üksteisest lahku. Ma arvan, Trump on täiesti siiralt nagu tige ja nördinud eurooplaste peale, aga Euroopa vaade on ju see, et tegelikult Euroopalt isegi ei küsitud otseselt abi, kui see operatsioon algas. Muuseas, mis protseduuridega on ette nähtud, ei saagi teisiti, ainult siis, kui küsitakse, tehakse. Ja NATO ülesanne see ei saaks olla. NATO on kaitseallianss, siis võib öelda, et aga liitlased peaksid kahepoolselt toetama. Aga kõik see oleks pidanud olema siis nagu koordineeritud ja läbi räägitud, seda ei toimunud. Ja nüüd me muidugi näeme ka seda, et kogu see operatsioon on ikkagi olnud USA jaoks suur läbikukkumine. Iisrael on äärmiselt pettunud sellega, kuidas USA on selle teemaga tegelnud. Iisraeli vaatest on siin Iraan see, kes on võitja, on palju ka nagu sellist hämmeldust selle, et kuidas ikkagi Iraan on suutnud nii osavalt oma nõrkade kaartidega mängida USA vastu. Ja see konflikt läheb edasi ja see ei muuda transatlantilisi suhteid sugugi lihtsamaks. Ja selle kõik võttis kokku naljana keegi tuntud inimene selliselt, et Trump tuleb esitada Nobeli rahupreemia kandidaadiks, sellepärast, et ta on ainukene president või üldse riigijuht maailma ajaloos, kes on ühte ja sama sõda võitnud juba 38 korda ja kavatseb seda teha veel. Ja nüüd täpselt kohe pärast seda tuli see uus pingete kasv, eks ole. Ma vaatajale tahaks ära selgitada ka selle abi küsimise teema, et see käis siit läbi tegelikult, et see on mõeldud seda, et ametlikult abi küsida, mitte X-is. Aga ma liiguks Ukraina juurde tegelikult, et NATO tippkohtumisele saabus mõistagi Volodõmõr Zelenski ka. Mida Ukraina või Zelenski võiks sellelt Ankara kohtumiselt oodata, mida ta kõige rohkem sealt loodab, mis oleks võit? Zelenski muidugi ootab jätkuvat selget toetust. Eriti muidugi nüüd pööratakse tähelepanu sellele, millise hoiaku USA võtab, et see on justkui veidi positiivsemaks muutunud, kuna Trump ju ka näeb, et Ukrainal on läinud suhteliselt hästi viimastel kuudel. Ja oluline on see, et USA poolt müüdavad relvad, mida siis Euroopa ostab Ukraina jaoks, et see programm jätkub ja et USA jätkab luureandmete jagamist Ukrainaga, et kõik see, mis on siiamaani toimunud ja et siis üleüldse nagu see NATO hoiak säilib sellisel kujul, nagu ta on olnud, et ma arvan, et midagi nagu väga uusi suuri avanguid oodata ei ole, et Ukraina loomulikult soovib saada NATO liikmeks ja sellel on osade liitlaste toetus, aga on selge, et see protsess praegu ei saa edasi liikuda, nii kaua kui USA on sellele kindlalt vastu. Ja lisaks nii palju, et juba ettevalmistavalt rääkis Trump sellest, et ta kavatseb mitte ainult rääkida Zelenskiga, kohtuda nii-öelda kuluaarides. Juhin tähelepanu muidugi, et Zelenski NATO tippüritusel sõna ja seekord ei saanud. Sai nii-öelda sellel esimese päeva üritusel. Ja teiseks
kavatseb ta pärast seda helistada kohe ka Putinile ja ta ütles ka seda, et mõlemad nad tahavad ilmselgelt rahuni jõuda. Tema usub sellesse ja kuna ma olen juba 8 sõda lõpetanud, tulete meelde äsjast öeldud nalja, siis see on nüüd 9., mille ma loodan või mul on põhjust uskuda, et me selle ka lõpetame, meie lõpetame. Nii et ta jätkuvalt on ikkagi sinna sellesse Ukraina küsimusse investeeritud, kui palju, mis sellest saama hakkab, eks me näe. Ma kohe on saateaeg tegelikult läbi, aga ma küsin teie mõlema käest lühidalt, et kui suur lootus Ukrainal on mitte siis küll praegu, aga lähitulevikus, lähiaastatel saada NATO liikmeks või vähemalt seda lootust, et saada NATO liikmeks? Siin võib poliitiline olukord tulevikus muutuda, nii et oluline on praegu see, et see teema ikkagi on nii-öelda NATO agendas sees, seal ei muudeta seni võetud seisukohti, et eesmärk on, et Ukraina liitub NATO-ga. Ja kui siis poliitilised olud muutuvad, siis saaks sellega kiiresti edasi minna. Et praegu käib selline väga konkreetne Ukraina ja NATO koostöö tegelikult päris tihedalt. Ja mina vastaks lühidalt, et see tegelikult on president Zelenski poolt ka päris hästi ära formuleeritud, kui ta ütles oma jutu sees, et kas te kujutate ette tänapäeva Euroopat, mille kaitsesse ei ole integreeritud Ukraina. Ehk siis see ei ole liikmelisus, aga see on midagi muu koostöövorm, mis on päris liikmelisusega väga sarnane või väga paljus sarnane. Tuletan meelde, et ka rahu läbirääkimiste käigus käidi see välja, et teha mingisugune artikkel 5 analoogne eraldi kokkuleppe vajadusel. Et see kõik kuskil tiirutab, aga praegu hetkel poliitiline konjunktuur, kristiline õigus ei ole selleks soodne. Aga sinnapool liigutaks kõik need meetmed, millest me rääkisime siin ja millest me ei rääkinud, need kõik liigutavad kogu seda asja sinnapool. Selle noodiga tänaseks lõpetame. Aitäh teile mõlemale, et leidsite aega tulla. Ja aitäh ka kõigile, kes meid vaatasid. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris homme. Räägime samuti Ankaras toimunust ja siis tuleb meile otsestuudiosse otse Ankarast välisminister Margus Tsahkna. Aga seniks lugege uudiseid postimees.ee.